Tere tulemast vaatama Ringivaadet. Tänases saates on meile 3 lugu sulle tuua. Kõigepealt läheme Alar Kotkase juurde parklasse ja vaatame, millega ta sellisel külmal hommikul kooli tuli. Siis käime poiste kehalise kasvatuse tunnis. Vaatame, mida Andri räägib sellest, kuidas neil kehalises tavaliselt läheb, mis nad seal teevad. Ja siis lõpuks käime Otil külas. Uurime, mis ta arvab äsja toimunud UPT kaitsmistest ja mida ta räägib UPT-dest üldiselt. Nii et jääge meiega. Mul 11 klass paralleelne, mis tähendab. Täna oleme siin üles noppinud Andri 11. Tehno Keka tunnist. Andri, kuidas oli see hommik? Kas oli lihtne tõusta ja tulla kehalisse? No tegelikult ma pidin matemaatika konsultatsiooni minema hommikul. Aga see Keka on nagu äratab üles sind ilusti. Et ei ole väga raske. Ja juba teadsid, et tulete siia saali või mõtlesid, äkki tuleb õue minna. Kuidas teil see süsteem siin on? No põhimõtteliselt peale oktoobrit on nagu kindel, et on sees. Et siis ei pea mõtlema selle peale. Räägi, kas sa nagu väljaspool kooli ka midagi siukest sportlikku ise teed vabal ajal? Jaa, ma alguses käisin korvpallis mingi 5 aastat ja praegu käin jõusaalis. Ja kui tihti siis väljaspool kooli, ma saan aru? Väljaspool kooli, jah. Mingi äkki 4 korda nädalas, mõni kord 5. See klassikaaslastega on, kas te olete pigem nagu sarnasel levelil, kas kõik teevad nii palju trenni või kuidagi on see tase hästi erinev? No minu arust on see suht erinev. Üks mu klassivend teeb ka hästi tihedalt, aga üldjuhul ei ole nagu nii, ei olda nii sportlikud. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest pingetabelite probleemist, mis siin Eesti ühiskonnas on, et pannakse edetabeleid seina peale vahel ja sina oled ilmselt see topimees. Ma ei tea, kuidas sa tunned selle suhtes? Tegelikult ei ole topimees, aga... Ma mõtlen just nende tüüpide koha pealt, kes näiteks on nagu alati jooksus viimased. Ma tean, mina olin siuke vend klassis, kes alati 60 meetri jooksus, mul oli viimane aeg. Et on teil olnud klassis nagu juttu sellest, et keegi nagu tunneb ennast halvasti, kui ta on seal spordipäeva tabelis kuskil? Nad ei tunne, ei ole juttu olnud, et just halvasti tuntakse. Ma arvan, et on võib-olla see ka, et võib-olla isegi motiveerib see, et olla parem tulevikus. Kuidas teil muidu klassis ühtsusega on? Kas see praegu kehalises tunnis on siin kõik teie klass, eks ole, poisid tüdrukud koos? Et olete te ühtsed sinu meelest? Ja ma arvan, et meie see tehnoloogia klass on väga ühtne, et ma olen nagu hästi rahul meie klassiga. Et ei ole mingid ei ole selliseid tilisid ja kõik nagu suhtlevad omavahel. Ja praegu tundub ka nagu kõik ilusti minevat, et jah, meie klass on ühtne. Ja kas üksid asjad nagu näiteks NATO teist, kus teil ongi üksteise vaheline nagu võitlus ja mingi võrkpalli meeskonna moodustamine, mis nüüd tuleb, kas see pigem nagu seob kokku klassi või jätab mõned ka kõrvale, kuidas sa tunned? No tegelikult see võib veits kõrvale jätta, sest mind jäeti kõrvale ja ma natuke tundsin, et kõrvale jättame. Aga ma ei tea, samas nagu ikkagi seob, et teeb need omavahelised sidemed nagu tugevamaks, et tiimitöö ja niimoodi. Nii, Andri, mängud läbi. Kuidas sa tunned ennast pärast seda? Kuidas läks teil? Ma tunnen väga hästi, väga lõbus oli. Enam-vähem läks. Lõpetuseks ma küsin sult veel seda, et mida sa soovitad sellele noorele, kes ei tule rõõmsa tujuga hommikul Kekasse ja kuidagi nagu tunneb, et üldse ei taha siin olla? Ma ei tea, ma soovitaksin nagu suhtumist muuta sellesse, et nagu minu arust on kehaline selline fun tund, et ei ole selline koolipingis istumine, et tulla lihtsalt rõõmsa tujuga tunde ja lõbutseda ja mängida. Et see ei nõua tegelikult nii suurt füüsilist pingutust iga kord. Kuule, aga tere, Alar! Tere!
vaatan, et oled motikaga tulnud kooli. Mis sind ajendas tulema täna? Päike küll paistab, aga suht külm on ju. No ajendaski see, et intervjuu on vaja teha. Et tegelikult mul algselt ei olnud plaanis üldse täna kooli tulla, sest nädal aega ennem lubas jääd täna hommikuks nagu. Et ma selles mõttes kardan küll sõita sellega. Ma nägin kiilas jääd suht paljudes kohtades, et kurve võtta on keeruline. Opa, aga räägi, et kui kaugelt sa siis tuled või kui kaua sõitma pead, et siia jõuda? 25 kilomeetrit siit samast koolist. Sõidan 15 minutit, 20 minutit. Okei, no siis kes matemaatikat oskab, saab selle keskmise kiiruse välja arvutada. Palun ärge tehke seda. Aga ma nägin juba suvel, et idee tekkiski sellest intervjuu teha, et sul parklas pidevalt rattas seisis, vaatasin, et oled motomees, et mis sind nagu selleni tõi või miks sa käid mootorrattaga üldse kooli? No tegelikult ongi asi selles, et mul on vaja transporti ja minu vanuse juures on mopeed oli algselt ja siis nüüd tuli see A1 kategooria tsikkel. Et need on ainukese, millega ma hetkel sõita tohin tegelikult. Et jah, et auto, kui tuleb peale, siis võib-olla saab talvel ka käia koolis. No selge. Kuule, aga ma vaatan, sul on siin sõpradel veel paar mopeedi, et mõned üksikud julged on jäänud. Suvel oli siin terve parkla täis rattaid. Kas te omavahel ka suhtlete või teete midagi koos või sõidad sa teiste motomeestega üldse? No nii palju suhtlen nende spetsiifiliste inimestega, et kui kellelgi käima ei lähe tsikkel, siis ma ütlen, et haku tühi ja siis nugutavad ja siis lükkavad käima selle. Et nagu väga nende inimestega siin ei räägi, aga sõitmas ma käin vahepeal enda onuga. Tal on Yamaha R1, peaks olema 1000 kuubine. Et see on niisugune isasem masin, et tal on väga järgi ei jõua sellega, aga sõita on ikka mõnus. Aga räägime korra sellest A1 kategooria tsiklist, et ma arvan, paljud gümnasistid, kes vaatavad seda, neil on ka võib-olla see mõte, et lahe ratas, näeb hea välja, ostaks endale võib-olla ka, et kui raske oli lube teha näiteks sinu jaoks ja kui raske oli rattast valida ja räägi sellest protsessist natukene? No lubade tegemine oli suht lihtne, sest mul oli juba mopeedi kategooria, AM kategooria all, et siis ma lihtsalt pidingi nagu harjuma ära suurema rattaga. Kiiruseid tuli jälgida rohkem ja siis muidugi platsiõpe oli keerulisem. Et kuna ei olnud niisugust manööverdamisvõimalust väga enam, et gaasi andsid, siis ikka läks edasi, siis see läks natuke keerulisemaks, aga muidu kui ära harjus sõitmisega, siis saab täitsa hakkama sellega. Ja tsikli valimine oli siis niimoodi, et läksin Facebooki Marketplace'i, otsisin 125, kirjutasin sisse ja valisin. Et Honda oli mul ka eelmine tsikkel 125 ja sellega läks matsupeni. Ja siis mõtlesin, et võtaks ka uuesti Honda, et see on niisugune hea töökindel pill. Mis juhtus või mis sul üldse tsikliga nagu halvasti on läinud? No siin samas Viljandi ringi peal ma sõitsin õhtul trennist koju ja tuli niisugune suurem rekkavend, keeras mulle otse ette. Mul oli muidugi teine käik oli sees ka, et nagu kiirust võib-olla oli mingi 5 kilomeetrit liiga palju. Aga lihtsalt keeras ette, ma tõmbasin esiratta plokki, käisin pikali, libisesin mööda asfaltit natuke, tsikkel lendas lauluga rekka alla, mõlk tuli sisse. Tsikkel käima läks, aga hääled, mis välja tulid, need ei olnud enam normaalsed. Et siis põhimõtteliselt jah, me otsustasimegi, et läheb kindlustusega oma kandmisele ja astume uue. Ja kohe matsust rääkides, ma vaatan, sul on praegu päris hea tagi, et kuidas kaitsevarustusega on? Soovitad kaasseltsilistele ka? Kindlasti soovitan, mopeedivendadele isegi soovitan, et see 50 kilomeetrit tunnis sellega kukub, siis on ikkagi päris hull see. Et kindlasti kiiver, kindad, siis olenevalt ilmast, olenevalt kiirustest tsikli tagi, saapad ja siis kõige viimasena ma soovitan ka pükse. Mis toimingud kevadel ootavad tsiklimeest ees ja millised kulud on üldse aastaringselt, et oletame, et nüüd sul kümnendik siin tahab osta endale siukse tutske pilli, saab siis ütleme 1000 euroga kätte, see on see algmaksumus, oletame mingisugune lähtehind, aga et mis kulud üldse kaasnevad, millega peaks arvestama? No kõige suurem kulu arvatavasti ongi kett ja hammakad, et neid kulub kõvasti. Kui sul on kahetaktiline pill, siis muidugi ka õli. Aga aitäh sulle, Alar. Siin on külm tõesti ja õnneks me ei pea täna proovisõitu tegema, aga soovin sulle neid muretuid kilomeetreid, mis sul veel sügisel jäänud on ja et siis kevadel uue hooga, eks ole? Ikka. No jah, suurema tsikliga tulen arvatavasti siis juba.
tere Ott! Tere! Eile oli UPT projekti kaitsmiste päev. Räägi, kuidas teil komisjonis läks, mis tunnetega sa ära tulid sealt õhtul? Tunded olid mitmesed. Taaskord avastasin, et õpilased ei tea mitte midagi arvutitest. #digipõlvkond. Samas oli ka see koht, et tuli välja see, et kes on teinud korralikult tööd, said väga head sõnu siin ja väga häid tulemusi. See on täpselt see koht, kus defineerid ära just oma töökusega oma tulemusi. Siin ei sõltu mitte mingi teadmised, siin sõltub ainult teadmised, nagu see, kui korralikult sa palju sa tööd teed. Nii et sulle tundus, et eile komisjonist siis saite korralikult korrale kutsuda? See oligi see mõte tegelikult, et nad esiteks A, õpiks akadeemias esinemist, B, saavad aru, et need momendid, need on need momendid, mis defineerivad neid, ja C on see, et nagu, kui on ikka halb töö, siis vähemalt meie komisjon, vähemalt mina ei hoidnud ennast tagasi. Ja muidugi minu eelis on D, on see, et nagu ABCD, on see, et kuna ma ise korraldan neid uurimistöö aluseid ja olen see UPT koordinaator, kui mingi laps ütleb, aga mul pole seda seletatud, siis mu kukla karvad tõuseb püsti ja siis ma saan nagu korralikult tuh teha, öelda, et seda seletati tunnis ja see oli ka kodus teha. Aga kuidas sa ütleksid üldse ühele kümnendikule, et mis asi on UPT ja kuidas ta täna võiks selleks valmistuda? Kas see peaks täna valmistuma? Ta võiks mõelda, et mis teda tegelikult huvitab. Et on näha erinevus seda, et kui õpilane on lihtsalt teema valinud, et kuna peab lihtsalt tegema ja õpilane, kes on võtnud mingi teema või valdkonna, kas või kunstitöö või loodusteadustöö või matemaatiline töö, et teda tegelikult huvitab see. Sina ise oled üks komisjoni esimees ja paned ka teised komisjonide esimehed ja liikmed paika. Mida sa ootad nii-öelda siis õpetajatelt kogu sellel UPT perioodil ja komisjonidelt? Väike fakti parandus, ma ei ole komisjoni esimees. Ma nimme ei pannud ennast komisjoni esimeheks, sest olles ise kõik komisjonide organisaator, siis on olnud momente, kus mind on vaja. Siis ma ei saa olla selle esimehe positsioonil. Aga mida õpetajad oodata? Põhimõtteliselt õpetajad oodata seda, et nad tulevad kohale, nad on ilusad ja on kahe kõrvaga ja mõistuse kohal ja vaatavad seda, et mis neile pakub huvi ja kas nad saavad aru. Õpetajad on päris ausad, nagu, sellepärast õpetaja ei ole kade nagu ütlema ka seda välja, kui nad näevad viga, sest nad teavad, et nad õpilased saavad siis seda paremdada, nad saavad paremaks teha ja kui nad järgmine kord tulevad, siis see on veelgi parem. Ma arvan, õpetajad rõõmuga panevad maksimumpunkte. Õpetajal ongi minu arust võib-olla kõige raskem seda hinnata, et nagu, et kas need tööd on võrreldavad, kas need on nii lihtsalt nagu vitsaga nagu visata, aga kuna õpetajad on juba kogenud seda juba siin gümnaasiumis või 5 aastat, siis on neil juba tekkinud tegelikult suht tugev eksperthinnang. Nad on näinud sadu töid, lugenud sadu töid, retsenseerinud sadu töid, et nad teavad juba, mis see standard on. Palju sul vaidlustamas käiakse pärast neid komisjoni hinnanguid hiljem? Suht harva. Tegelikult, kui hakata mõtlema, et projekti kaitsma oli 167 õpilast, siis sealt käib heal juhul kõige maksimaalne, mis on kunagi olnud, mul on 5 tükki. Aga see on see meie enda süsteemi sees juba preventeerime, sest hindab vähemalt 3 inimest komisjonis, vähemalt see miinimumnõue ja selle tulemusena, et kuna teist sõltumatult 3 inimest hindavad, siis nende keskmise järgi tuleb see hinna välja. Ja nüüd, kui see kõik on läbi kevadel, siis kuidas sa premeerid ennast? Kuidas sa ütled, et Ott, hästi tehtud, mis sa ette võtad? Magan. Lihtsalt magan ja tellin koju sushit ja mingi lolli filmi. Tegelikult on see koht, et see on suhteliselt pingeline moment, kui eriti lõppkaitseme, kui lõpphinded tulevad, asjad tulevad, aga nagu see, et sa saad nagu, sa tead, et sul on tehtud, see mure, mida ka on mure natukene, kui on läinud ja tunned seda õnnestumist,
siis et nüüd ja eriti veel, kuidas nad õpilased tulevad seal lõppkaitsmekomisjonis välja niimoodi ükse näoga nagu, et ma tegin midagi, mida ma ei oleks kunagi arvanud tegemast, siis tegelikult see on hea tunne, et näha, kuidas ka nemad arenevad ja see, kuidas nad tegelikult omavad lõpuks nad niisuguse julguse ja niisugused uhkusega tulevad sealt välja ja nad tunnevad seda, et see hinne, mida nad saavad, nad on väärt seda. Võib-olla see ongi kõige tegelikult ja muidugi ja siis mina lähen magama. Sest ma tavaliselt eelnenud ööl ikka ei maga hästi, sest ma muretsen, et kas kõik lähevad hästi. No selge, Ott, aga aitäh sulle ja kiiret kevade saabumist. Oh, issand. Aitäh. Aitäh, et vaatasid tänast ringivaadet. Kohtume juba vähem kui 2 nädala pärast täpselt samal ajal.